Tere! Mina küll seisan siin praegu üksi, aga varsti me vahetame Kristeliga kohad, et siis tema natukene räägib teile rohkem sellest noortekeele sõnavarast. Aga jah, nagu te juba pealkirjast loete, me räägime noortest, me räägime rohkem nende võib-olla leksikaalsetest joontest, aga me teeme seda võib-olla natuke teistsuguse nurga alt. Et nimelt siis me oleme ka siin konverentsil varem seda reklaaminud, aga meil juba mitu aastat tegutseb Tartu Ülikoolis noortekeele uurimisrühm. Ja lisaks teadustööle, noortekeele uurimisele me oleme aktiivselt käinud mitu aastat koolides külalistunde läbi viimas. Ja nende külalisttundide käigus me oleme saanud väga palju noortega vestelda nende enda keele üle ja sealhulgas oleme saanud natuke koguda ka näiteid nende sõnavarast. Ja see on võib-olla siis see, millele me toetume tänases ettekandes. Aga lisaks sõnavarale me tahame natukene ka vaadata tagasi sellele kogemusele ja jagada mõningaid mõtteid, mis meil on tekkinud nende külalistundide käigus. Nii, aga me teeksime natuke võib-olla lõbusamal, aktiivsemal, interaktiivsemal viisil seda esitlust, et kellel on olemas nutiseade või arvuti, ma kutsun teid üles tegema kaasa ühte väikest harjutust. Teil on aega selleks umbes pool ettekannet, et kuskil keskel, kui me vahetame Kristeliga kohad, siis me näitame ka tulemusi, et teil siis tuleb minna lehele menti.com, panna sisse vastav kood või siis skaneerite selle QR-koodi. Ja küsimus on hästi lihtne, saate natuke nostalgitseda. Me palume teil tuua näiteid sõnadest, mida te kasutasite, kui te olite kooliõpilane. Põhikoolis, algkoolis, keskkoolis. Te ei pea neid selgitama, lihtsalt midagi sellist, mida te kasutasite ja just nimelt sõpradega, mida te ei kasutanud õpetajate juures, mida te ei kasutanud oma vanemate juures. Et just võite natuke mõtiskleda, et teil on päris palju aega selleks, et te võite mitu näidet ka tuua, et lisate ühe sisse ja siis seal peaks olema võimalik veel teisi näiteid ka tuua. Ja kes ei jätnud aadressit meelde või kuskil paari minuti pärast mõtleb ka, et ma tahaks kaasa teha seda, siis seal üleval kripukirjas leiab selle aadressi koos koodiga ka üles. Aga liigume siis natuke siia tausta juurde, et kui me räägime noortest, siis me ei saa üle ega ümber ka ühiskondlikest hoiakutest. See võib-olla natukene selgitab üldse, miks selline suund on tekkinud. Neid näiteid tegelikult me ei esitle siin esimest korda, vaid oleme kuulnud ka näiteks eile ühes esitluses. Et mis siis võib silma torgata, et ma vabandan ka, kes seal tagapool istuvad, võib-olla ei paista nii hästi silma. Aga kui me vaatame üldiselt, mida meedia kirjutab, kuidas meedia kujutab noorte eneseväljendust, siis sageli tuuakse esile nende kuidagi erinevust ja pigem sellises negatiivses valguses. Mõned näited siin. Näiteks kirjanik Aino Pervik on kunagi öelnud, et tema hinnangul siis peaksid lapsevanemad oma noori teismelisi lapsi korrale kutsuma, et nad ei kasutaks nii palju siis seda nõndanimetatud estonglishit. Aga lisaks estonglishile on toodud näiteid ka, et noored nagutavad, nohitavad hästi palju. Võib-olla sellepärast, et nad tarbivad seda nõndanimetatud halba meediat. Võib-olla nad ei ole isegi enam huvitatud eestikeelsetest raamatutest. Sageli siis räägitakse noorte halvast keelest emakeelepäeva valguses, aga ka näiteks siis, kui riigieksami või põhikooli eesti keele eksami tulemused ilmnevad. Et näiteks siin üsna hiljuti ilmus artikkel, kus arutati selle üle, et riigieksami tulemused on veel kohutavamad kui eales varem ja me peame seda eesti keelt nende samade noorte eest hakkama kaitsma. Kuigi nemad on eesti keele kõnelejad. Ja siin veel leidub näiteid teisi ka, et räägitakse kogu aeg ohust, tuntakse muret, noored ropendavad näiteks täna rohkem kui eales varem. Et need on sellised hinnangud, mis inimestel tulevad, mida nad on tähele pannud oma eluaja jooksul. Aga alati ei ole see roll ka nendel, kes selle artikli meediale ette söödavad. Vahel on ka meedia seesama filter, mis võib-olla sellise negatiivse fooni esile toob. Toon näite siis meie enda uurimisrühma kogemusest, et kui me olime paari aasta eest esimesed analüüsid lõpule viinud, tahtsime oma uurimistulemusi esitleda sellises ajalehes nagu Postimees. Panime kambakesi kokku sellise enda arvates toreda artikli, mille pealkirjaks oli siis, kuidas räägid Eesti noor. Meil oli üks ettekujutlus sellest artiklist, tahtsime väga neutraalsel toonil kirjeldada, missugused jooned on siis omased tänapäeva teismelistele, keelelised jooned. Ja kui me läksime poodi ja saime need ajalehed kätte, siis vaatepilt oli hoopis teine.
meie küsimus siis pealkiri sõnastati ümber, isegi ei esitatud küsimust, et kas noortekeel on hukas, vaid siin juba otsustati meie eest ära, et ta on juba hukas, aga kui hukas ta on. Ja siis ilusti on siin ka selline tore sõnapilv, mis kui te satute seda artiklit lugema, ei ole absoluutselt seotud selle pealkirjaga, vaid see käsitleb ühte keelejoont, mis on noortele omane. Aga kes esimese hoobiga näiteks vaatab sellele artiklile peale, võib-olla mõtlebki, et ega ma ei hakkagi rohkem lugema seda teksti, et suht nii väga hukas ta siis on. Ja noori siis tõesti meedia, ühiskond sageli kujutab hästi problemaatilisena, mingisugune stereotüüp on meil tekkinud. Väga sageli räägitakse, et noored on hukas, mingisugune oht on tulemas siit eesti keelele. Aga millal need keelelised stereotüübid põhinevad siis? Et siin natukene küll paigutus on segane, aga kui lühidalt öelda, siis üldiselt keelelised stereotüübid põhinevad hinnangutel ja neid võib olla eri tüüpi. Näiteks on staatusepõhised hinnangud ja solidaarsusepõhised hinnangud. Ja see on see tasand, kus võib-olla erineb lahknevus noorte endi ja ühiskonna vahel. Et ühiskonnal on ootus noortele, et noored peavad rääkima teatud viisi, kasutama seda standardkeelt. Ja ma julgeks öelda, et mitte ainult ametlikus suhtluses, vaid ka omavahelises suhtluses. Et on väga palju selliseid sõnavõtte ilmunud meedias, kus inimene kuuleb tänaval kahte noort omavahel rääkimas. See on kindlasti väga teistsugune kõne, kui näiteks kooli kontekstis, mida võiks kuulda. Aga inimesed on sellest häiritud ja eeldavad, et miks nad siis omavahel seda standardkeelt ei kasuta. Aga noored tahavad eristuda, noored võib-olla solidaarsuse väljendamiseks kasutavadki teadlikult teist keelt. Ja see teadlikkus on võib-olla oluline märksõna, milleni on jõudnud ka need inimesed, kes ongi noortega lähemalt tegelenud. Et ongi leitud, et nad ongi teistsugused, nad on kasvanud üles teistsugusel ajastul. Praegu on tõesti see tehnoloogia areng, inglise keele massiline levik. Need kõik avaldavad väga selget mõju nende eneseväljendusele. Aga samas mingis mõttes see eristumine on ka vajalik, sest et kuidas me muidu saame jälgida, mis on meil ühiskonnas muutumas. Et nad mingis mõttes peegeldavad seda, mis praegu toimub. Et näiteks 90-ndatel, 80-ndatel noored kasutasid päris palju soomekeelset sõnavara, mis see meile ütleb, tol ajal vaadati väga palju Soome televisiooni. Ja noorte keelevalikud on ikkagi üsna teadlikud, et nad tahavadki eristuda, nad tahavadki täiskasvanutest eristuda, nad väljendavad oma identiteeti, nad tahavad näidata, et nad kuuluvad siia noorterühma või mingisse kindlamasse subkultuuri. Aga antud juhul me räägime natuke sellist grupivälisest vaatest, et me võime rääkida sellest, mida arvatakse laiemalt, mida me uurijatena leiame niimoodi eemalt vaadates. Aga tegelikult on oluline vaadata ka sinna grupi sisse ja astuda dialoogi nende noortega ja kuulata, mida nemad ütlevad. Ja see on see, mida me täna üritame teha. Ja hästi veel põgusalt noortekeelest rääkides ei saa üle ega ümber ka sellisest sõnast nagu släng, mida ka tihti tuuakse kuidagi synonüümselt noortekeelega. Et Kristiina Praakli on näiteks kirjutanud ühe väga hea ülevaate ajakirja keelekirjandus. Soovitan kindlasti lugeda. Ja tema toob väga hästi välja selle, miks see släng ongi terminina problemaatiline. Et kui keeleteaduses seda kasutataksegi, et nimetada või tähistada seda ühele rühmale, ühele sotsiaalsele rühmale omast erisõnavara, näiteks kaitseväelastel on midagi omast spetsiifilist, on ju, et mida võib-olla inimene, kes ei ole aega teeninud, võib-olla tema ei mõista neid sõnu, ei tea seda konteksti, võib-olla kõik ei ole vanglas käinud, on ju, võib-olla ei tunne vanglaslängi, IT-sektoris ei ole töötanud. Et see on nagu võib-olla natuke selgem erisus. Aga ajapikku on hakatud slängiks nimetama kõike seda, mida noored ütlevad, keelt tervikuna, isegi mitte sõnavarakihti, aga keelt tervikuna. Aga meie oleme natukene võib-olla ettevaatlikud selle sõna kasutusega, sest ikkagi on väga suur küsimus see, et kust läheb piir, et mis sõna on ainult omane noortele ja mis ei ole ja kes on siis antud juhul ka üldse noor, et kus me tõmbame selle vanuselise piiri. Ja võib-olla miks see släng ka natukene niivõrd levinud on just sellepärast, et need esimesed uuringud, eriti eelmisel sajandil, mitme aastakümne vältel, mis tegelesid noortega, keskendusidki sellele sõnavarale. Korjati üliõpilastööde käigus näiteks igasuguseid sõnaloendeid, ilmusid slängi sõnaraamatud, ilmselt kõige tuntum, mida paljud meist on näinud, on see Mailoogi oma, aga ka 2003 on näiteks üks ilmunud. Et need kõik on kindlasti andnud selle võib-olla hoo juurde, miks seostatakse noori nii palju sõnaga släng. Aga uuema aja noortekeele uuringud on natukene võib-olla laiendanud seda perspektiivi, et siis sajandivahetusel keskenduti päris palju
keelekontaktidele, hakati vaatama seda poolt. Nüüd siis võib-olla, kuhu meie uurimisrühm ka paigutub, on see suund, mis vaatab keelt tervikuna, et kõike seda sõnavara, seda mitmekeelsust, aga ka muid nähtuseid. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks me käisime ka koolides, et lisaks sellele, mida me oleme ise uurinud, ka oleks hea kuulda noortelt endilt, et mida nemad ka enda keele puhul välja toovad. Ja põgusalt siis koolikülastustest, et need on siis meil toimunud 2 projekti vältel. Üks on siis TEK ehk teismeliste keel Eestis, mis lõppes aastal 2023 ja sealt siis tekkis meil uus projekt, mis on nüüd natuke teise fookusega, aga ka selle raames me oleme käinud päris palju koolides rääkimas. Ja natuke sassis ajateelt küll on, aga alustame, kui te näete punasega, siis 2022 on see aasta, millal me esimest korda läksime koolidesse emakeelepäeval. Et nüüdseks siis juba 4. aasta on alanud, kus me oleme nendes koolides käinud. Ja miks me läksime koolidesse? Algselt ikkagi sellepärast, et kui sul on teadusprojekt, sa pead ka teadust populariseerima ja kellel on vaja seda noorte keelt populariseerida noorte endi seas. Aga ajapikku, kuna me saime aru, et see teema on väga populaarne, ma julgeks öelda, et meid kutsutakse rohkem, kui me ise jõuame käia. Et siis me oleme nende kohtumiste käigus püüdnud neid teemasid kord laiendada, kord kitsendada, et üldiselt praegu on rohkem fookus sellele, et mitte lihtsalt rääkida sellest, mida me oleme uurinud, aga tekitada nendega rohkem dialoogi, kuulata, mida nad on ise enda juures ka tähele pannud, kas nad nõustuvad isegi näiteks sellega, mida me oleme oma uurimistulemustes kajastanud. Ja statistika mõttes siis keskeltläbi vähemalt seda koolikülastust me oleme teinud. Meil on erinevad inimesed, kes käivad, mitte kõik uurimisrühmas. Ja külastus on natuke selline ebamäärane sõna, sest et näiteks mõnel juhul võib inimene minna kooli, teha 4 tundi järjest. Mõnel juhul võib 1 tund kesta 45 minutit. Mina hiljuti käisin 2,5 tundi veel rääkisime otsa. Ja mõnel juhul on veel mitu paralleeli ka, et need on väga varieeruvad, aga kordades, et kui me niimoodi lahkusime Tartust kuhugi mujale, et siis vähemalt 100 korda kollektiivselt tuli kokku. Ja valdavalt oleme siis esinenud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele. Enam kui 2000 inimest on siis meid kuulanud. Aga oleme ka näiteks üliõpilaste seas käsitlenud. Me oleme neid teemasid käsitlenud ka mingisugustel üritustel, näiteks Tartu Ülikooli lahtiste uste päeval. Ja need teemad, mida me oleme käsitlenud, on ka päris varieeruvad, et me oleme rääkinud näiteks teismeliste keelest, kitsendanud suulisele keelele, rääkinud chati keelest, keelehoiakutest. Siis oli meil eraldi kunagi projekt ka sisuloojate keele teemal, et sellest me oleme päris mitu töötuba läbi viinud. Oleme rääkinud ka uurimismeetoditest, et kuidas üldse uurida noorte keelt, et see valik on lai. Ja siin on üks näide sellisest tüüpilisest külalistunnist, mida me oleme läbi viinud, et näiteks siin on fookusesse üldisem teismeliste keel, et mida me siis näiteks sellise tunni käigus tegime. Alustasime küsimusega üldse, et millega tegeleb keeleteadlane. Me tahtsime ära kaardistada, mida nemad teavad keeleteaduse kohta, mis seosed neil tekivad ja püüdsime siis seda selgitada. Ja seda me tegime kasutades ühte sellist meemi, mida oleks võinud tegelikult siia slaidile ka lisada. Siis me arutasime üldse selle üle, et miks uuritakse noorte keelt. Tõime ka näiteks neid meedianäiteid, kuulasime nende mõtteid, mis nemad sellest arvavad. Siis rääkisime meetoditest, vastasime küsimusele, et kuidas uuritakse teismeliste keelt. Ja siis tulid neid väiksed ülesanded, et see on selline tunniajalise töötoa teema. Et siis oli neil see sama sõnapilv, mida te siin alguses tegite. Siis me analüüsisime suulist vestlust ja chati vestlust, et seal ka võis natuke varieeruda, mida me küsisime. Ja lõpetasime väikese aruteluga, et mida siis nad selle tunni käigus õppisid. Ja täna me siis keskendume nendele samadele sõnapilvedele. Kokku me oleme siis valinud välja 69 sõnapilve, sest et nagu ma tõin välja, iga koolikülastus ei keskendunud ainult teismeliste keelele ja me välistasime näiteks selliste ürituste sõnapilved, kus me ei olnud päris kindlad, mis vanuses need noored olid, kes seal vastasid. Nii, aga ma arvan, et nüüd võib-olla seda mentimeetrit korraks ette visata, et vaatame, mis teie ise olete. Et võib-olla Kristel tahad ka siia ette tulla. Et väga põnevad. Väga tore, see on siis meie klassi sõnapilv. Ja selline ülesanne kõige alguses, et ma juba näen, natuke on muigeid, natuke on naeratusi. Hakkame vaatama. Ohoo, cool tundub olevat kõige populaarsem sõna meie klassi juures. Et selline kaasamine ja mitte nii, et mina olen ekspert, vaid et hoopis teie olete nüüd eksperdid.
tekitab sellise väga hea alguse ühele töötoale. Aga nüüd me läheme edasi slaidide juurde sujuvalt. Ja räägin siis 69 sõnapilvest natukene. Et me analüüsisime veidi ehk tegime tabelikese, vaatasime natuke sagedusi ja see ei ole ammendav, mida me räägime või mida ma teile nüüd esitlen, aga lihtsalt vaatame, et meil on siin päris esilduvad sõnad nagu sigma ja lege ja slay ja ei olnud cool kõige esimene, eks, et natuke need sõnapilved erinevad. Ja mis keeli siis nimetati? Loomulikult leidsime päris palju eesti keelt ja lühendeid ja huvitavaid väljendeid, loomulikult inglise keelt, vene keelt ja me käisime ka loomulikult vene koolides rääkimas. Ka jaapani keelt leidus, soome keelt ja ütleme tujukuju keelt. Et selliseid keelelisi erinevusi toome me alati välja ka koolikülastustel, kui me koos noortega hakkame neid sõnapilvi analüüsima, et ohoo, vaadake nüüd, mis see on ja mida see tähendab, et me ei lähe ka nagu ekspertidena, vaid mõnda asja me tõesti näeme esimest korda ja me lasemegi neil meile seletada. Vaatame natuke veel varieerumist, et keelelõikes seesama tore sõna cringe, mis on väga sage. Seda leidub ka sellistel eesti ortograafia variantidel nagu kringe ja vene kirillitsas cringe ja nice ja nice, scam ja scam. Vaatame natukene veel ühe sõna varieerumist, mis on väga selline tabulik sõna ehk n-sõna. Ja me leidsime 13-14 erinevat varianti ja seda võib erinevalt analüüsida, et miks sellised tabusõnad omavahel kasutuses on, et noored teavad, et seda nagu ei tohi kasutada. Ja kui me vaatame seda ühte sõnapilve ühest klassist, siis juba ühes klassis on 3 näiteks erinevat varianti. Sama sõnapilve peal veel natukene varieerumist, et siin on sõnad perse ja persse, poh ja poh. Ja muidugi siin on veel selliseid sõnu, mis teistes sõnapilvedes esinevad teistsugusel kujul. Et see on üsna selline kirju ja huvitav pilt. Ja nagu Mari-Liis enne rääkis, et kogu selle koolikülastuse tund ei keskendu sõnapilvele, see on algusest paar minutit. Aga see loob sellise seose, et edasi on nagu lihtsam minna. Mida me veel vaatame, on näiteks, et on selliseid sotsiaalmeedia väljendeid nagu sigma ja riss ja slay ja skibidi, mida te vast olete võib-olla kuulnud, need on nagu kõige sellised tuntumad, aga lühendeid, loll ja omgi võib-olla kõik teist teavad, aga mis asi on näiteks fr, ei ole prantsuse keel, on for real. Roppusi leidub ikkagi või pejoratiive nagu hälvik või idikas või debiil, et selline omavaheline suhtlus, ehk siis mida noored meile jagavad, on sõnad, mida nad ei jagaks õpetajate või oma vanaemaga näiteks. Et see on nagu nende endi omavaheline sõnavara. Näiteks sugusid tähistavad sõnad nagu bro erinevad variandid ja babe ja biff ja mimmu. Ja loomulikult ka sellised helitusnimed või diminutiivid nagu kalla, puki või selline hinnanguline sõnavara, midagi on tim või nice või lege või rets või cringe. Et selline analüüs või selline kategooriate väljatoomine koos noortega näitab meile, et ohoo, see ei olegi lihtsalt üks mingi suvaline halb keelevariant, mida võib-olla meedias niimoodi halvustatakse, vaid seal leidub päris palju huvitavat ja eripärast. Loomulikult on erinevad teemad, ka näiteks pidutsemisteemad, aga väga kirju on ka pilt suhtluspartiklite osas. Erinevaid jõusid me leidsime väga mitmeid nendest pilvedest. Siin ainult mõned välja toodud. Ja loomulikult on sellise grupi dünaamika see, et leidub ka selliseid sisenalju, nagu Gerda on lohakas või My Man Mairo või Steven, kuidas läheb. Et ma meie pilve peal seda ei näinud, aga et suheldakse nagu kogu klassiga. Et see peegeldab ju neid endid. See sõnapilv on nende endi hetkeseis ja kes siis parajasti on cool selles klassis. Ja meie tähelepanekuid, et alguses oli see selline lihtsalt eelhäälestus, aga aina enam tekkis meil tunne, et analüüs võiks kesta lausa pikemalt ja mõnikord isegi 45 minutit, et mida kõike huvitavat seal leidub.
alati tekitas see väga suurt entusiasmi, oli kaasahaarav ja tekitas emotsioone. Ja loomulikult ka see, et kui mina alati vähemalt räägin, et no nii, et räägi nüüd kogu oma noortekeel ära ja vaatan ühele inimesele otsa, et siis tekib alati selline piinlikkus ja häbimoment, et mina küll midagi ei räägi oma nime alt, aga koos kollektiivselt on see palju lihtsam ja just selline grupidünaamika ja selline huvitav nagu selle grupi sõnavara. Ja kuna see on esimene ülesanne, siis ka kõik teised ülesanded on nagu huvitavamad ja neid tehakse väga rõõmsalt kaasa. Just analüüsi, chati keeleanalüüsi ja ma räägin ikkagi natukene veel, eks. Ja et mida me tahame just teieni tuua, on selline dialoogilisuse rõhutamine, et õpilased saavad olla korraks õpetajad ja korraks olla keeleeksperdid ühes sellises keelevariandis, noortekeele variandis, mida tõesti õpetajad täiskasvanud lihtsalt ei oska ega tea. Ja õpetajate reaktsioonid on varieeruvad olnud loomulikult. On õpetajaid, kes on väga rõõmsad, et me tuleme Tartu Ülikoolist rääkima sellistest sõnadest nende klassis või tegema selliseid ülesandeid. Aga on ka õpetajad, kes on tulnud pärast meie töötuba meie juurde öelnud, et aga tegelikult see ju päris õige asi ei ole. Et see on kooliti väga erinev. Aga teile siis selliseid ideid, et kuidas seda kasutada. Et saab rääkida tähendustest, etümoloogiatest, varieerumisest, kasutuskontekstist, et siin alguses ma ei jõudnud üleüldse väga palju rääkida tähendustest, eks, et võib-olla paljud sõnad neist olid teile täiesti uued, aga selline kategooriatesse jagamine ja siis arutelu, et üleüldse miks ja kuidas neid sõnu kasutada, mis kontekstis, kellega, et see kõik on väga selline elav see arutelu ja õpilased on vahel nii entusiastlikud, et õpetajad ütlevad pärast, et selliseid lapsi ma polegi näinud veel, et nad ei räägi kunagi kaasa. Või et räägib kaasa keegi, kes pole mitte kunagi teinud suud lahti tunnis. Ja et on Slido olemas ja Mentimeter ja WooClap, mis sealt mõned rakendused. Ja üks selline oluline koht on just ka see, et on erinevad suhtlusolukorrad. Et siin üks väike sõnapilv ühest koolikülastusest, kus on sõnad, mis on sõpradega kasutusel. Näete, seal keskel on muidugi Sigma ja Skibidi ja Slay ja Armo on ka päris populaarne. Aga siis küsis meie, Jarmo on sisenali ilmselt, sest Jarmo on kõige tugevamalt esil seal, mis on õpetajatega, sõnade õpetajatega, mida lapsed kasutavad ainult siis koolitundides. Seal võime näha näiteks lugupidamisega ja tervitades ja tänan ja öeldis ja astrolopiteekus, mis on üks primaat. Teeme siis kokkuvõtte, et mida koolitundidest meie oleme kaasa võtnud ja mida me tahaksime viia edasi teistele, kes võib-olla tahaksid käia koolitundides, on, et not lecturing, but engaging Gretchen McCullochi keeleteaduse populariseerimise Grand Glade'it, et tsiteerides, et kaasamine tekitab huvi ka üleüldse keeleteaduse vastu, võib-olla üleüldse teaduse vastu. Et kui sa lähed ja pead loengut, on see üks tunne ja kui sa lähed ja räägid koos noortega, on see hoopis teine asi. See on huvi tekitav, see avab dialoogi ja see on ka tõsi, et koolitundides õpitakse päris palju õigekirja ja see on väga hea, aga tunde tuleks temaatiliselt rikastada ja me õhutame keeleteadlasi käima koolides ja rääkima oma teemadest veelgi rohkem. Et alustada näiteks õpilaste endi sõnavaraga ja vaadata näiteks, kuidas Sigma võtab 14 käänet eesti keeles ja juba on võib-olla uks natuke rohkem avatud, et tekiks huvi üleüldse käänete vastu. Õpilastele meeldib näidata oma ekspertsust. Me oleme seda korduvalt näinud. Õpilased on keeleteadlikud. Nad tajuvad, millal kasutada mingeid sõnu, kellega, kus. Ja see jõustab neid, kui me näitame neile, et see huvitab meid, kui keeleteadlikud nad on. Nad on avatud, et rääkida oma sõnavarast. Ja kuna ühiskonnas stigmatiseeritakse või võib-olla on selline tendents, see on meile nagu silma hakanud, et noortekeel on kuidagi kehvem, et toome lihtsalt selle noorteni, et see erinevus on loomulik ja see ei ole halb. Et kui ühiskond vaatleb võib-olla sellist noortekeelt ohuna, siis see on normaalne, et nad suhtlevad omavahel teistsuguste sõnadega ja teistmoodi, sest nad on solidaarsed omavahel. Ja see on nende oma keel. Thank you.
suur aitäh põneva ettekande eest. Kahjuks meil praegu enam küsimusteks aega tegelikult ei ole või võtame ühe küsimuse või? Ma võin ühe kommentaari öelda, kuidas soovite seda sõnapilve näha, mis te siin tegite, siis see Bitly link viib teid sinna. Ma olen natukene segaduses, et kas ma olen ainuke sellise sõpruskonnaga, et kuidas see on ikkagi ainult piiratud noorte slängina ja noortekeel rikub, kui mina oma 30-ndates oma teiste magistrikraadide, doktorikraadide sõpradega, mul on samasugune chat, käib kogu aeg, kes on lähedased inimesed. Et ma ei oskagi seda sõnadesse panna, aga see släng ei ole kuskile kadunud, et miks noored on selles kõiges süüdi, või on tõesti minu sõpruskond väga erandlik? No seda tuleb küsida nendelt, kes süüdistavad. Et tegelikult ma arvan, see on hea näide ka, et miks see släng ei saa olla noortekeskne võib-olla või ma ei tea, õpilaste keskne. Et tegelikult väga paljud sõnad siin, näiteks netikeelsed väljendid nagu need skibidid ja neid tunnevad inimesed, kes on üldisemalt internetis. On ju? Et kui sa oledki TikTokis, isegi kui sa oled 40, sulle võib-olla väga meeldib TikToki videost vaadata ja sa kuuledki mingi bombastic side ja sa hakkad kasutama neid, sest sa oled selles kohas olnud. Aga on ka noori, ma tahaks öelda ka seda, et osa noori ei kasuta neid, et on väga palju noori, kes näiteks on sotsiaalmeedia kauged ja nad ütlevad, ma ei kasuta mingeid sigmasid ja asju. Et jah, see on hea nagu tähelepanek, et siin võib tõesti mõelda natukene. Aitäh siis veel kord. Aitäh.